Tere, minu nimi on Anto Liivat ja ma olen EBS-i bakalaureuse ning spetsialiseeritud magistriõppe juht. Minu vestluskaaslaseks täna on EBS-i juhtimisõppejõud Kaarel Suuk. Tere, Kaarel! Tere, Anto! Sinu taust tegelikult on hoopis avalik haldus, sa õppisid riigijuhtimist, seejärel õppisid õigust, aga kuidas sinu tee siin EBS-i tõi? No jaa, avalikku haldust ma läksin õppima isa mõjutustel, nii et ma kordagi pole avalikus sektoris tegelikult töötanud. Ja õigust ma läksin õppima selleks, et arendada neid võib-olla nõrkasid kohti, mis mul olid. Et tahtsin seda poolt katsuda, arendada. Ja üks hetk arenedes siis oma ettevõttes tegevjuhtimise tasemele, hea sõber, tänaseks Jari Kukkonen, helistas ikka, et ütles, et Kaarel, et sinusugust meest on vaja siia Executive MBA programmi. Ja ma tegelikult sain aru, et tal on õigus. Ja ma arvan, et see on üks põhjus, miks ma olen nüüd siis siin ka õppejõud. Et EBS pakub sellist võrgustiku tekkimise võimalust või võrgustiku loomise võimalust. Ja ma arvan, et üks selline kõige kriitilisemaid viise ennast arendada on see, et sa suudad, et sul on võrgustik, sul on partnerid, ja sa suudad panna ennast teiste inimeste perspektiivi ja vaadata asju läbi teiste inimeste silmade. Nii et kui ma seal ühes sektoris kogu aeg toimetasin, mis oli tööstussektor Ensto tegevjuhtimisega, Ensto Eesti tegevjuhtimisega, et siis see on nagu kitsas vaade ja sa oled seal mullis, kogu aeg on kiire, siis sellist strateegilist enesearendamise teadlikkust alati ei ole. Nii et kui on hea, kui keegi nagu toetab selles võtmes, et võiksid mingeid valikuid teha ja ennast arendada siis ka akadeemilisemas keskkonnas. Ensto on Soome pereettevõte, üsna suur kontsern, peaaegu 200 miljonit eurot käive, juba peaaegu 1000 töötajat. Aga sa alustasid tegelikult kõige madalamalt juhtimistasandilt või mis see sinu sisenemise positsioon oli ikkagi ja kuidas sa edasi liikusid globaalsete tarneahelate juhiks välja? Jaa, no mina kasutasin, siis ei olnud sellist sõna, aga tänapäeval mobiilsus, aken. Nii et ma olin Erasmust tudeng Saksamaal ja ma tulin tagasi ja elasin TalTechi ühikas ja siis minu partner ütles, et mis sa siin niisama oled, et mine tööle. Ja siis ma juhuslikult valisin Keila ja Ensto. Et see oli tegelikult väga suur juhus ja ma läksin seda niimoodi suveks või lühikeseks ajaks tööle. Aga mul hakkasid sealt inimesed meeldima, hakkas see protsess meeldima. Päris palju läks aega ennem, et tuli välja selline ambitsioon olla siis juht. Ja eks ma siis niimoodi vaikselt juhtimisega hakkasingi tegelema. Nii et proovisin luua sellist toredat keskkonda, kus inimesed saaksid ennast realiseerida ja kus saaks teha mõtestatult anda panust siis kliendi jaoks. Mida tähendab sinu jaoks olla hea juht? Issand, panid piraka. Jah, no hea juht on see, et ta teab, miks ta üldse on juht ja keda ta juhib, miks ta juhib, mida ta teeb ja kuidas ta siis seda praktikas teeb. Et saad aru, miks sa oled, eks juht, siis saad aru, et mida sa pead tegema ja siis lõpuks mõtled, kuidas seda teha. Nii et kui sul need komponendid on paigas, siis ma arvan, et sa leiad selle hea viisi. EBS-is õpetad sa ettevõtluse ja ärijuhtimise õppekaval äriarenduse spetsialiseerumissuuna raames toote ning teenuse elutsükli juhtimise ainet. Mida see toote või teenuse elutsükkel endast kujutab ja mida selle juhtimise kohta peaksid teadma need inimesed, kes soovivad ennast teostada keskastme juhina? Jaa, toote-teenuse elutsükli juhtimine on väga põnev ja ettevõtte keskne tegevus. Et see on üks viis, kuidas strateegiat ellu viiakse. Ehk siis, kui me räägime äriarendusest kui sellisest, mis on siis ettevõttele pikaajalise kasvu ja kasvuvõimaluste loomine ja siis nende teostamine, siis toote-teenustsükli juhtimine on üks strateegiline juhtimismeetod selle ellu viimiseks. Ja põhimõtteliselt see tähendab siis kõike. Et selles võtmes on ta tore töö, et sa pead suutma aru saada kõigest, kliendist, enda isiklikest võimalustest, oma partneritest, sa pead tundma tooteid, teenuseid, mida sa müüd, sa pead teadma, kuhu trendid liiguvad,
ja nii edasi. Et selles võtmes on see põnev töö ja põnev valdkond ja see mitte ei arenda ainult sinu tehnilisi oskuse, vaid järjest rohkem, arvestades, et igasugused automatiseerimised, digitaliseerimised, tehisintellekt pakuvad võimalusi lihtsamaid töid automatiseerida, siis see pakubki inimestele võimaluse rohkem tegeleda sellise põneva tööga, mis tähendab suhtlemist, ideestamist, ideede valideerimist, võrgustumist, partnerlussuhete loomist. Ja toote toinuse elutsükli raames siis me õpimegi kõiki neid komponente, nii tehnilisi kui ka siis põhimõttelisi, aga mida me teeme, me siis praktiseerime neid, et EBS on hästi praktiline. Ma just eelmine nädal vestlesin ühe oma endise kolleegiga, kes õppis siin üsna 2000-te alguses ja ta võrdles seda ühe teise ülikooliga ja ütles, et EBS oli tõesti selline koht, kus sain praktilisi teadmisi. Ja näed, see identiteet on siin tugevalt olemas. Ja kui me istume siin EBS-i 3. korrus, siis ma näen aknast, et edu kasvab, nii et haridus ettevõtluslinnak tõuseb. Nii et me õpime selles toote teenuse elutsükli juhtimises väga praktilisi asju, erinevaid raamistikke, mudeleid, aga me õpime ka seda, et kuidas juhtida üles, kuidas juhtida alla, kuidas saada neid ressursse, kuidas teadvustada ja tõmmata kõiki teisi kaasa sellesse tegevusse. Ja veel, räägin nüüd pikalt, aga ikkagi on hästi oluline see äriarendus ja toote teenuse juhtimine just ettevõtetes, mis on juba toimivad. Eks, et kui me räägime, et ma tean, et siis meil on iduettevõtlus samamoodi seal programmis, siis kui on välja kujunenud ettevõte ja soovime minna uuele turule, tulla täiesti uues sektoris välja, tulla uute lahendustega välja, mis võib tähendada seda, et kogu ettevõte peab keerama ennast teises suunas. Alates lihtsatest asjadest, maksetähtajad on pikemad, lepingutingimused on teistsugused, kliendi profiilid on teistsugused, siis toote ja teenuse juht ja ärijuht peab suutma kogu ettevõtet siis pöörama sinna, mis on tuleviku kasvu võimalused. Ja see on väga raske. Nagu NASA insenerid ütlevad, et lihtsam on saata rakett kuule, kui juhtida inimesi, sest kuule saatmine rakett, seal on nagu seos tagajärg, aga inimesed on etteajumatud ja ka nendes on tohutu potentsiaal. Kui sa nüüd kõike seda, mida sa oma õppeaines käsitled, püüad mõtestada Ensto kogemuse varal, siis mis olid seal need kõige suuremad toote elutsükli juhtimisega seotud väljakutsed või ettevõtte pööramised, mida sul juhina tuli ellu viia? Ja üks väga hea näide on, et me alustasime Eestis siis elektriautode laadjate tootmist ja need on hästi kliendi kohastatud tooted. Ja meie tavaline tootevalik on väga standardne, et kogu organisatsioon on pööratud siis väga standardsele tootmisele, hästi kindlatele ja suurtele mahtudele. Ja nüüd tuleb samasse organisatsiooni, sama meeskonna kätte nii-öelda startup toode, mõnes mõttes, eks, mis ei ole veel industrialiseeritud, ei ole tööstuslikult arendatud sellisele mahule, et me saaksime seda nagu suures mahus toota. Et kuidas sa seda teed, eks? Et kuidas sa teed ühes samas ettevõttes nagu natukene erinevad reeglid, eks, erinevad fookused, erinevad protsessid. Ühel pool on sul alates nagu tootmistöötajast alates on sul normeeritud väga täpselt ja siis sa tood toote, kus tegelikult samad inimesed peavad eksperimenteerima, eks. Või kui sul on uute toodete juurutamise insenerid hästi suunatud nagu kindlate tooteliinide täpsele standardiseeritud juurutamisele ja nüüd nad peavad iga päev uusi ideid valideerima kogu aeg. Nii et ma arvan, et see nagu kõige suurem võti peitub ikkagi selles mindsetis, eks, et kui sa suudad õige mindseti või õige mõtteviisi luua, anda inimestele omaniku tunde, ükskõik kas sa toodad siis nagu standardtoodet või mingisugust spetsialiseeritud toodet, siis nad leiavad need lahendused. Et lihtsalt õpetada tehnilisi teadmisi ja oskuseid on suhteliselt lihtne, aga kuidas panna nagu inimesed kaasa tulema, eks,
selliste suure pööramistega, et see teeb selle juhtimise nagu töö põnevaks ja muidugi ka raskeks ka. On see kuldne ütlus, et kultuur sööb strateegiat hommikusöögiks. Sina Enstos suutsid muuta organisatsiooni kultuuri? Vot see on küsimus kellelegi teisele, et see on väga raske küsimus. Aga noh, üldiselt ma arvan küll, et me olime nii seespoolt tunnustatud, oma töötajad tunnustasid seda keskkonda, kus me olime ja väljastpoolt ka, eks, et teatud tunnustused siin riiklikul tasandil ja nii edasi. Nii et no ma tahaks loota, et ma panin alge selleks, et see nii oleks. Kui sa mõtled esmatasandi juhtimisele, keskastme juhtimisele, tippjuhtimisele, siis mis on need asjad, mida esmatasandi juht peaks ennekõike õppima, mida ta peaks mõistma, et keskastme juhina õnnestuda ja mis on ikkagi need asjad, mida üks keskastme juht peaks endale selgeks tegema, et juhatuse liikme rollis edukas olla? Jälle väga hea küsimus. Natukene üldistades, eks, et kes on esmatasandi juht viib siis ellu talle antud ülesannet, eks, ja üldiselt ta teeb seda siis mingis kindlas kokkulepitud väiksemas üksuses, eks. Et kui sealt astuda nüüd keskastme juhiks, eks, siis tähendab seda, et sinu siis tiimiliikmete hulgas on teised juhid. Et ma arvan, et see on üks suur eelistus, eks, et sa astud nagu juhtides spetsialiste, eks, astud sa uude rolli keskastme juhiks ja sa juhid teisi siis spetsialistide juhte. Nii et ma arvan, et see on nagu üks tasand, eks, ja noh, kuni siis juhatuse liikmeni välja, kes siis vaatab ettevõtet tervikuna ja noh, ma arvan, et seal on üks selline võtti, on siis selle, noh, igas tiimis on see loomulikult võtti, aga ma arvan, et juhtkonna tiimis eelkõige, et kõik juhtkonna liikmed seavad esile siis juhtkonna ja oma ettevõtte ja teisele kohale siis selle üksuse, funktsiooni, mida nad juhivad. Et see on päris raske ülesanne, eks. Et kuidas sa paned enda osakonna nagu teisele kohale ja siis ettevõtte esimesele kohale, eks. Aga see ongi raske töö, see ongi juhtkonna töö. Et sa pead vaatama, mis on ettevõttele kasulik, mitte see, et ma hoian enda poole ja enda siis nagu asja enda käes ja ei võitlen ainult selle eest. Et see on väga, väga oluline. Ja ma arvan, et kõikidel tasanditel, mida rohkem siis kõrgemale neil tasa, on hästi tähtis proaktiivsus. Et sa suudad näha asju ette, et sa ei tee ainult seda ära, mida sult oodatakse, vaid sa kogu aeg mõtled, mis järgmiseks, aga kui, aga mis siis. Et ma arvan, et selline mõtteviis, eks, ja see tõesti, noh, et sa võid vaadata, et tulemused on suurepärased, eks, aga midagi on puudu, eks nagu ei ole, eks. Et see ambitsioon või see soov areneda või teha muutusi, et kogu aeg tehakse kõike nii, kuidas on, et siis on selle võib-olla selle juhi ülesanne keerata need eesmärgid ümber, nii et need oleks pingutamist väärt, kui inimene ise ei suuda siis seda uut eesmärki endale seada. Aga siis kokkuvõttes, eks, et on see tasand, keda sa juhid, proaktiivsus, eks, ja siis ka see, et sa näed teiste inimeste perspektiivi. Et see on hästi, hästi oluline ka, et sa näed asju nii nagu nemad näevad, eks, või noh, nii meie ja nemad on muidugi väga halb võrdlus, aga sa näed teise inimese perspektiivi, et miks ta nii otsustab, miks ta nii käitub ja sa teed siis, proovid sellest omad järeldused teha. Mida kõrgemale juhtimistasandile inimene jõuab, seda rohkem ta peab peaaegu kõigest midagi teadma, tõenäoliselt samal ajal ohverdama siis oma ekspertiisi, sügavama ekspertiisi mingisuguses kitsas valdkonnas ka sellel äriarenduse spetsialiseerumissuunal. Lisaks toote elutsükli juhtimisele, mida sina õpetame me ju ettevõtte rahandust, õpetame seda sama koostööd ja võrgustiku tööd ning suhtevõrgustike ehitamist, mis on liidrite jaoks ääretult oluline, et asjad tehtud saaks, õpetame protsesside digitaliseerimist ja automatiseerimist. Oled sa nõus, et kuskilt sealt keskastme juhi tasemelt peab enam-vähem juba kõigest midagi teadma? Jaa, olen küll. Ja tegelikult
ma olen nagu sinna, see on natukene nagu uskumust, me oleme akadeemilises organisatsioonis hetkel, eks, aga see on nagu, ma ei tea, minu jaoks ei ole veel päris selge, eks, kas juht peab olema spetsialist või juht peab olema siis juht. Eks mina kaldun sinnapoole, et juht peab olema juht, et ta peab kõigest natuke teadma selleks, et leida siis need inimesed, kes seda teemast paremini teavad, eks, ja kes teda aitavad. Et ma olen nagu sinnapoole kaldu, et võib-olla iduettevõtluses ja selles ettevõtte algatamisel, käivitamisel see roll võib olla nagu teistpidi kaldu, aga ikkagi, kui sa oled välja kujunenud ettevõttes, siis ma olen sellesse veendunud. Aga tihti tuleb ka seal takistusi ette, et näiteks tiim ei ole selleks valmis. Tiim eeldab, et nende juht on spetsialist. Ja nii on, et sa võid sinna panna inimese, kes inimest juht, aga tiim ei võta omaks. Ja siis ongi otsus, et kas sa nagu jätad selle või sa mõtled, kas selle tiimi arendamine on strateegiliselt vajalik, et nad saaksid aru, et tegelikult nende keskselt peab kasvama see spetsialisti teadlikkus selleks, et juht saaks vaadata võib-olla pikemat plaani. Ole hea, Kaarel, ütle meie põgusa vestluse lõpetuseks, miks sa üliõpilastele nii väga meeldid? Sa oled saanud oma senistele õppeainetele ülikõrge tagasiside. No selge. No, punastama, aga ma arvan, et natukene seesama, et ma näen, et õppejõud on siis partner, mitte siis tõe monopol ja oluline luua see keskkond, eks. Kui keskkond on loodud, siis inimesed on valmis vastu võtma uut infot ja andma endast nagu rohkem. Ja samamoodi väga paljus minu kursused ja loengud on praktilistele osadele üles ehitatud. Et me võtame väikse tükikese uut teadmist, kontseptsiooni, mudelit ja koheselt praktiseerime. Ja kogu aeg niimoodi ja teeme külastusi teistesse ülikoolidesse, ettevõtetesse, eks, et see ja külalisesinejad käivad. Nii et ma arvan, et see ja mida ma ise olen nagu näinud ja miks ma nagu õpetan tegelikult on sellepärast, et ma ise õpin kõige rohkem. Ja kui sa pead õpetama, siis sa pead midagi endale selgeks tegema. Et ma olen leidnud enda jaoks ja olen pakkunud siis tudengitele ka hästi palju nagu tööriistasid, erinevaid mudeleid, kontseptsioone, eks. Ja mitte selles võtmes, et sa saad need nagu kätte ja keegi esitab sulle, et nüüd siin on 10 sellist parimat teooriat ja mudelit, vaid nad peavad ise seda teistele esitama, ise seda katsetama, ise praktiseerima. Aga see, et üliõpilane tuleb oma igapäevatöös silmitsi seistava probleemiga auditooriumisse ja selle kanal siis puretakse seal üheskoos sinu eestvedamisel ja kaastudengite mõttetoetusel on täitsa okei. See on väga okei ja ma ütlen, kui ma küsin tagasisidet, et tavaliselt ma esimest kohtumist alga, mis on need kokkulepped, kuidas te kõige paremini õpite ja sealt tuleb väga tihti välja, et tahaks, eriti kui sihtgrupp on selline, kes juba kuskil töötab, et tahaks oma ettevõttes näitel teha neid asju, tahaks teistelt õppida, kuidas teised teevad. Ja siis mina proovin võrgustada, et me saaksime seda teha. Ja kõige paremad need hinnangud, ma olen märganud, enamasti tulevadki sealt, et et ma sain midagi oma ettevõtte jaoks päriselt ära teha. Ja tulles tagasi selle alguse poole, kus ma ütlesin, et üks EBS-i vilistlane ütles, et EBS on koht, kus saab praktilisi tööriistasid ja ise teha, siis seda me teemegi. Suur aitäh, Kaarel Suuk, EBS-i juhtimisõppejõud minuga täna vestlemast ja kivikotti ning põnevaid probleeme, mille kallal koos üliõpilastega pead murda. Aitäh, Ando.